Varasemas videos vaatasime, kuidas ostupäringust ostutellimust koostada, kuid kui te ei soovi päringut esitada ja teate, kellelt ostate, siis ostutellimus saab ka täitsa iseseisvana luua. Selle jaoks ostutellimused avanud nimekirjast võtame jällegi nupp uus ja selle peale avaneb meil ostutellimuse vorm. Esimene asjana määrame ära, kes on tarnija, kellelt me ostma hakkame. Näiteks Xmet. Valime ta peale, loetakse andmed ja siia alla ridadele määrame ära artiklit, mida me osta soovime. Näiteks terasleht 5, seda soovime võtta 20 ruutu, seejärel terasleht 50, seda võtaksime 10 ruutu ja võtame ka terasleht 10, seda võtame lausa 100 ruutu. Vormistame ära seal, kus on hinnad olemas, artiklikaardil sealt võetakse hinnad peale ja kui salvestame ära, siis sellega luuakse meile väljaprint, mida me saame juba siis tarnijale e-maili peale saata. Ja ostutellimuse väljaprindi kujundus on juba täiesti teie ettevõttele vastav.